videolõunatund Nõmme raadios. Tere hea ja mõtlev Nõmme raadio kuulaja, vaataja. Minu nimi on Kertu Luisk ja see siin on Vabaduse hääl. Saade järjekorra numbriga 134. Suur rõõm, et Margus Leppa oli taas Nõmme raadio eetris, ekraanil ja ma loodan, et see siiski jääb toimuma niimoodi rütmiliselt iga nädalaselt. Me iseendale polnud isegi tunnistanud igatsust nende saadete suhtes. Muidugi leppisin ja ootasin, et kunagi ometi tuleb, aga see viimatine saade oli tõsiselt huvitav ja suur nauding kuulata. Eriti põnev oli see COVID-i paralleelide toomine. Jah, kes ei ole veel kuulanud, kuulake, elagu Margus Leppa, elagu Nõmme raadio ja suur aitäh kõigile, kes te olete osa sellest, et see raadio kestab. Meie osa siin ekraanil on ainult osa Nõmme raadio toimimisest. Et ja, aitäh teile annetuste eest ja toetusest. Toetus on ka see, kui neid saateid jagate, kommenteerite, kaasa elate, isegi vaidlus on kohati vajalik, sealt võib selguda mingi järgmine tõde, sest me peame olema kogu aeg avatud mingiks uueks tõeks. Inimesed, ma tunnen, et mingi koha pealt oleme programmeeritud, ma ei teagi, kust see tuleb, aga elu peab meid õpetama. Me sünnime selliste puhaste siirastena, aga kuskilt maalt peame me olema avatud sellele, et tegelikult me ei tea väga midagi. Ja me peame püüdlema teadmise suunas, ideaali suunas ja seal samas aktsepteerima iseennast kogu selle protsessi erinevates etappides, mitte ennast maha kandma momentides, kus me ei ole veel see ideaal, isegi mitte ideaali lähedal, aga jätkama, andma endale ruumi, andestust ja lubama seda ka teistele, kes meie teele satuvad, kes niisamuti nagu meie on lihtsalt teekonnal. Asume nüüd teemade juurde. Mis mind palub Nõmme raadio juures on see, et siin ärgitatakse inimesi mõtlema. Ühiskonnas, kus haridus, kõrgharidus, kõik on justkui nii kättesaadav, tasuta kõrgharidus. Ja siis vaatad, kes sealt masinavärgist välja tulevad ja mõtled, et no ma ei tea, äkki selle hind ongi see, et sina ise oled muutud kaubaks, kui sa sealt masinavärgist niimoodi läbi tõmmatud saad. Ja soodustatakse väga inimeste õppimist, aga see, mida õpitakse, kelleks see inimese muudab, mida see inimene edaspidi ühiskonnale endast annab, oma perekonnale annab, sest ma arvan, et ühiskonna selline rakutasandil on kõige olulisem just see perekond. Perekonnad ongi need rakukesed, kes moodustavad ühiskonna kui terve organismi. Ja mida annavad perekonnale need, kes on kulutanud meeletu aja õppimisele, mis ei teeni neid inimesi ennast tegelikult, ei teeni meie ühiskonda, ammugi perekond, kui keegi üle pea kaela kuskile ära kadunud. Ja ma pean silmas just seda, kui selles viljakas eas inimesed kulutavad meeletu aja, ressursi sellele, et saada kellekski. Ja magavad maha selle kõige ilusama aja akna. Naiste puhul on see eriti oluline. Mina, kes ma sain 20. alguses esimese lapse ja nüüd 4. lapse 33-selt, hakkasin siin arvutama, siis vahe on väga suur. See, kui palju sul eneses on, seda jaksu. Aga see ei ole ka nii üks ühele. Mida ma näen on see, et esimese lapse aegu mul oli energiat rohkem, ma pillasin ka selle võrra energiat rohkem. Aga nüüd, miks me üleni ei laida neid, kes näiteks saavadki alles 30. lapse, on see, et mu 4. lapsel ma tunnen, et on kõige parem ema versioon. Sest ma olen võrreldes varasemate kogemustega oluliselt palju teadlikumaks kasvanud ja just läbi nende kogemuste. Ja siin võib oma osa olla lihtsalt ka elul, elatud aastatel, aga ma arvan, et iga laps õpetab meid ja lõpuks mida rohkem sul on lapsi, seda võimekam sa oled ka nendega toime tulema, sest et me kasvatame ennast aina tugevamaks läbi nende raskuste ja väljakutsete
ja need, kes saavad 30-ndates lapse, kellel on see eluaastate küpsus, tarkus ja samamoodi võid siis olla väga teadlik, tubli, tark ema, aga kuna minu unistus on alati olnud suur perekond ja on unistusi, millest ma vaikselt nagu olen hakanud mõtlema, et okei, äkki mitte sellel eluajal, äkki ei õnnestu. Aga see suure pere, et on palju lapsi, et sellest ma olen tundnud, et see on asi, millest mina loobuda ei suuda, sest see on minu selline Kalju Tamme hiljaaegu jagas väga armsat videot, kus ta rääkis sellest, et elu kõige ilusam osa ongi lapsed. Ja kui selline suur karune mees räägib nii siiralt ja südamest, see puudutas. Ja see on ka põhjus, miks mina räägin niimoodi ema seisukohast, sest see ei ole isegi, et sünnitame ühiskonnale ja riigile lapsi, vaid inimeseks olemise väga loomulik ja looduslik osa on see, et su selline sügavam kasvamine käib läbi vanemaks olemise. Sest siis sa mõistad ka oma vanemaid, vanavanemaid paremini ja sa seod selle liini terviklikumaks läbi selle kogemuse. Ja oleks see siis nii, et mingid teemad on vaieldavad, sellised natuke filosoofilisemad, mis iganes, abstraktsemad. Aga ma võtan igal rindel, on see keskkond, tervis, majandus, haridus, ei ole tegelikult ühist keelt. Ja need, kes hakkavad rääkima muud keelt peale selle, mis meile sealt tsentrist ette jooksutatakse, digiõppe väga hea, ega nendesse ei suhtuta ülemäära positiivselt. Aegalt lastakse neil suu lahti teha, lihtsalt selleks, et paistaks, et meil on mingi vabadus, ajakirjandusvabadus, et päris kõiki ei saadata kuu peale, et sina ei saa siin rääkida, sest ajaleheruum on täis. Ja kui palud järjekorda panna, siis tegelikult me ei taha suu materjali. Hoitakse seda illusiooni. Just kui meil oleks siin vabadus. Ja see, et meil ei ole vabadus, seda peegeldabki väga kenasti see, kuidas on see tõde, milles ei tohi kahelda, kas või teaduses. Teadus tegelikult peakski olema see, mis uurib, selgitab mingeid uusi avastusi välja ja nii edasi, aga ei, on fiks. Me oleme nüüd otsustanud. Ja siis, kui mingid otsustatakse, natuke võib seda asja vabamaks laata. Nüüd võime rääkida, et tegelikult selle vaktsiiniga nii ja nii. Aga ainult siis, kui antakse see luba ja siis ongi mingi kohalik väljaanne ka räägib, Pfizeril on kirjas sellised kõrvaltoimed, ma olen see, et tule eile meile. Me rääkisime sellest, et sellised võimalikud kõrvaltoimed on, miks ei räägitud sellest siis. See info oli olemas ka juba süstla kampaania aegu, aga nüüd justkui kuskilt lubati niimoodi, küll natuke laseme. Rääkige. Et kui ikka ümberringi järjest tuttavad vähki haigestuvad peale süsti, siis mainime ära, et on vist mingi seos, aga mis sa nüüd sellega teed? Järgmine hull taud on tulemas, vaatad siis ikka ära süstid ennast. Ja mis väärtust loovad need inimesed, kes on siis väga-väga ära õppinud see ühiskonna justkui koorekiht ja väga pühendunud mingitesse kitsastesse valdkondadesse ja siis võib öelda, et Kertu see oli ekspert. Ma ei jõuaks elu sees olla kõigi nende asjade ekspert. Mul on hetkel, ma tunnen kõige väärtuslikum see, et minu vabadus, ma võin küsimusi esitada, ma võin erinevaid allikaid uurida ja see ei sea ohtu minu sissetulekut. Isegi seda raadioasja see ei ohusta, sest mul ei ole siin sissetulekut. See on lihtsalt minu panus ühiskonda. Inimesed, kes te olete natuke pelglikud iseenda väljendamises, siis siin on üks suvaline koduperenaine, kes oma köögilaua tagant räägib, et kuulge esitage küsimusi, see on teie enda huvides, võib-olla see järgmine ohutu, turvaline süst ei ole ka tegelikult ohutu ja turvaline, aga lihtsalt mina juba täna mainin, et seiske enda eest. Tagantjärgi on natuke ohtlik tark olla mõnikord, sest tagajärjed on juba käes. Ja mis puudutab seda kõrgelt harituid, meil on rohepööre näiteks, pöörane, segane rohepööre, mis kohati unustab ära looduse, sest kõik peab olema hästi roheline ja mis iganes kaunid sõnad, aga loodus. Lihtsalt üks näide siin, Tiit Marani kommentaar. Eile jõudis minuni salamisi vähestele kättesaadavaks tehtud metsaseaduse muutmise eelnõu. Süve analüüs võtab pikka aega, aga eilse õhtu ja tänase hommiku kiiranalüüs, pikem ja detailsem hiljem, et anda ajalehele kommentaar. See on siis selline. Meenutan, et täna on kutsutud välja valitud tutvuma seaduse muudatustega, aga eelnõu tekstid saadeti tutvumiseks eile. Ja siis meil on Riigikogu, kus otsustatakse asju, mis on meeletu mahuga. Ilmselt AI juba ammu toodab neid materjale, aga me arvame, et kuskil inimesed jooksutavad ka seda AI-d. See selleks.
Ja nad hääletavad. Ja kuidas nad hääletavad, kui nad ei suuda neid materjale läbi töötada? Hääletavad nii, nagu öeldakse. Ja mitte keegi ei vastuta. Ministeeriumis pärast eelnõu avalikustamist ja Justiitsministeeriumi kooskõlastamist tehtud, kuid avalikkusest varjatud muudatused on juba esmapilgul põhimõttelised. Sellise ulatusega muudatused eeldavad uut avalikustamist, et kõik osapooled saaksid enne Riigikogu menetlust sisuliselt kaasa rääkida. See on kodanikuühiskonnas elementaarne. Pool päeva tutvumiseks ei võimalda süvaanalüüsi. Toon siiski välja paar keskset muutust, mis silma jäid ja millel on otsene mõju eelkõige kohalikele inimestele. Esiteks kinnistavad uued sätted olukorra, kus üle 2/3 kogu metsamaast liigitatakse majandusmetsaks, alaks, kus kodanike huvidest lähtuvad piirangud on sisuliselt alistatud. Alles jääv alla 1/3 metsadest peab samal ajal kandma nii elurikkuse kaitse kui ka inimeste sotsiaalsed vajadused. See pole realistlik. Teiseks mõjutavad muudatused valusalt kohalikke kogukondi. Koduümbruse metsad, ka hašalad ja asulaid ümbritsevad metsaalad muudetakse majandusmetsadeks. See tähendab, et inimeste igapäevane puhke- ja liikumisruum võib muutuda kiirelt lageraie objektiks, ilma et kogukonnal oleks sisulist võimalust seda vältida. Seda suunda tugevdab säte, mis kohustab planeeringu vajadustest tulenevad uuendusraiete piirangud kompenseerima isegi riigile. Praktikas teeb see kogukonna metsades lageraiete vältimise sama hästi kui võimatuks. Iga kaitsev otsus tuleb niigi alarahastatud omavalitsusel rahaliselt kinni maksta, mistõttu omavalitsusel muud valikut kui lubada lageraiet. Üks sõna on siit puudu. Kolmandaks on märkimisväärne metsaraiete korra rikkumise eest ette nähtud trahvide järsk vähendamine. See saadab signaali, et rikkumistega võib kergemini pääseda. See on ohtlik olukorras, kus trahvimäärad on olnud pikka aega muutmata, rikkumisi esineb niigi palju ning metsanduses liiguvad väga suured rahasummad. Kui eesmärk on metsapoliitikas usaldus ja kestlik tasakaal, tuleb sellised põhimõttelised muudatused uuesti avalikustada ning anda huvirühmadele mõistlik aeg sisuliseks tagasisideks. Kiirustades ja varjatult tehtud otsused lõhestavad ühiskonda ja nende hind makstakse lõpuks looduses ja inimeste elukeskkonnas. See ei aita ka tööstust, kuna metsaseaduse need sätted, mis on kaasa toonud üleraiumise, on ju muutmata. Neid ei plaanita muuta. Rahvaalgatus.ee lehel on üks oluline petitsioon, kuigi neid on tehtud palju, kas või automaksu teemal, aga see ei tähenda, et me peaks alla andma. Ma soovitan teil seda algatust lugeda. Pealkiri on seal Nõuame metsade püsimist tagavat seadust. Ja see materjal on seal hea ja need inimesed, kes on selle koostanud, on oma ala spetsialistid. Ei ole mingi, ma ei tea, stiilis minister, kes see, et ma olen teemale võõras, see on ainult positiivne, ma saan siis värske pilguga vaadata. Ei, seal on täiesti tõsiselt võetavad inimesed pannud kokku lühikese, konkreetse, mõistliku teksti ja kui meie valitsustegelased sellest tekstist aru ei saa ja vastavalt sellele ei käitu, siis ma ütlen, et meil ei ole valitud kõige helgemad pead, meil on kokku riisutud e-valimismassinaga see kõige räpasem osa, see kõige müüdavam nahk. MTÜ Mee Nursipalu postitas ja miks ma toon neid looduse näiteid on see, et need tegelased, kes otsustavad neid asju, on kõrgharitud üldjuhul. Ja need, kes seisavad vastu, nende seas on palju neid, kes ei ole kõrgharitud, aga kellel on säilinud vabadus mõelda, vabadus ennast väljendada ja et jätkuks neil julgust seda teha ka edaspidi ja jaksu ka siis, kui tunned, et üldse ei ole edusamme. Need edusammud ei saagi tulla nipsust, sest meie vastu on meeletu kaadervärk, rahatrükimasin ja need samused müüdavad nahad, kellel puudub südametunnistus. Nii, aga jätkan MTÜ Meie Nursipalu leheküljel. Oleme kevadhooajal Nursipalu alalt ja ka mujalt RMK metsadest Võrumaal kokku korjanud circa 50 suitsugranaati. Loodusesse neid jätta ei tohi. Kaitseministeeriumi ametnikud, kõrgharitud kindlasti, on koostanud 112 lehekülje paksuse keskkonnakäsiraamatu. Kui paksu raamatut on vaja, et suitsugranaate loodusesse vedelema ei jäetaks. Ja kes peab tegelema tagajärgedega? Suitsugranaatides kasutatakse üldiselt segu oksudeerija, näiteks kaaliumkloraat või kaaliumperkloraat.
annab reaktsiooniks hapnikku ja võimaldab seekul põleda. Kütus, tavaliselt laktoos või muu orgaaniline aine, reageerib oksudeerijaga ja tekitab soojust. Värvaine, mis siis annavad granaadile selle värvi. Orgaanilised värvained, kas aso või antrahkinoon ühendid, ei põle täielikult, aurustuvad ja kondenseeruvad suitsuna. Sideained ja lisandid, vaigud, parafinid, stabilisaatorid tagavad ühtlase põlemise. Oht loodusele ja inimese tervisele. See on see koht, kus meil on igasugu looduse tarkasid ja harituid, tervise tarkasid ja harituid, aga neid ei häiri selliste asjade aset leidmine. Miks? Sest nad on ennast kuskile nii ära õppinud, et sa ju ometi ei taha oma haritusest lahti lasta, tunnistada, et sa oledki õppinud tööriistaks, mitte päriselt seisma selle eest, mis on õige ja mis on arukas. Kõige probleemsemad on perkloraadid. Kloraadid on pinnases väga liikuvad, püsivad keskkonnas kaua, väga hästi vees lahustuvad, võivad liikuda kergelt põhjavette. Orgaanilised värvained võivad olla toksilised või kantserogeensed, lagunevad aeglaselt. Mõju perkloraatide puhul häirivad kilpnäärme talitlust nii inimestel kui loomadel, põhjustab kilpnäärme alatalitlust, sümptomid väsimus, uimasus, keskendumisraskused, külmatunne, aeglane ainevahetus, kaalutõus, mäluhäired, depressiivne meeleolu, võib põhjustada aju arenguhäireid lastel, võib põhjustada õppimisraskusi, orgaanilised värvained võivad olla toksilised või kantserogeensed, võivad kahjustada närvisüsteemi. Pinnases happelisuse muutus, toksiliste ainete kogunemine, kahjustab mulla mikroobe, mikroorganisme, kahjustab juurtesümbioosi, võib pidurdada taimede kasvu. Vees perkloraadid võivad leostuda põhjavette, pikaajaline saaste, mürgine veeorganismidele, eriti vetikatele selgrotutele, võib tekitada raskeid tervisekahjustusi nii inimestel kui kodu- ja metsloomadel. Lisaks eelnimetatule võivad suitsugranaadid põhjustada metsapõlenguid. Eelmisel hooajal toimus mitu ilmselt just suitsugranaatidest põhjustatud põlengut, mis õnneks saadi suhteliselt kiiresti kontrolli alla. Juures oli ka pilt, kus oli näha punakas värv samblal, värvaine sadestumine, mustala põlemisjäljed, maaparanduskraavis ulpivad suitsugranaadid. Ja viimasel pildil oli tegemist ilmselt praagiga. Ja mõelge nüüd, kui lapsed käivad metsas, Marjul, mina lapsena käisin Marjul Seenel, leiavad sellise asja, näevad, et see ei ole päris mingi raketi moodi asi, lihtsalt põnev mingi värvivärk. Mis tagajärjed võivad sellel olla? Et ma ei tea, küla õhku ei lenda, aga mingid kahjustused võivad sellega kaasneda. Ja kas või see samune looduskahjustus, ja kui meil räägitakse rohepööre ja loodus, kõik on siuke öko ja lastakse sellisel asjal toimuda, sest kaitsevõime. Aga miks me ei või ennast kaitsta selle kaitsevõime eest, siis me oleme äkitselt putinistid, ma ei tea, meil ja loomad, taimed, kes kõige selle juures saavad ka väga tugevalt kahjustada. Nad ei saa ennast kaitsta, mis tähendab seda, et meie kui tugevamad peame neid kaitsma selle kaitsevõime eest. Või mis kaitsevõime, see on äri. 2. mai MTÜ meie Nursipalu küsisime Keskkonnaametilt dokumenti, et välja selgitada, mis on saanud kaitsealuse palukarukella taimedest, mis olid 2024. aastal raadatud alal. Palukarukell kuulub rangelt kaitstavate liikide hulka, kuna on Euroopa Liidu loodusdirektiivi 2. ja 4. lisaliik ning teise kaitsekategooria liik. Looduskaitseseadus ja loodusdirektiiv ütlevad selgelt, et tagada tuleb iga isendi kaitse. Ühtegi ei tohi hävitada. Aga tänaseks on sellel kohal liivaväli. Ja nüüd mõelda nende vabatahtlike peale, kes käisid neid palukarukellasid seal otsimas, pildistamas, fikseerimas asukohti. Nende töö oli meeletu. Ja see lihtsalt sülitatakse sellele ja kelle poolt? Kõrgharitute poolt. Ja mida vastas Keskkonnaamet? Vastas, et taimi ei kantud andmebaasi eelis ja kuna polnud andmebaasis, siis ei pidanud justkui istutama. Vastas, piirkonna palukarukellade kasvukohad kattuvad alaga, kus arendatakse Nursipalu harjutusväljakut. Harjutusväljaku arendustöödes arvestatakse vastavalt võimalustele kaitsealuste liikidega, kuid võib esineda olukordi, kus sisendid saavad kahjustada. See aga ei ohusta piirkonna populatsiooni, ütleb kes. Kas keegi usutav, usaldusväärne? Ma ei usu, et neid inimesi saab usaldada, uskuda. Ja kas inimestesse suhtutakse samamoodi, vastavalt võimalusele? Ei ohusta populatsiooni.
mingi õilsa ülle eesmärgi nimel. Et siis mida? Keskkonnaamet vastas, et rikkuvad seadust. Keskkonnaametil on teada kohtulahend, mis kohustab neid meetmeid rakendama, olenemata sellest, kas taimed on andmebaasi kantud või mitte. Ja loodusdirektiivi 92/43/EMÜ artikkel 12 ütleb selgelt, et kasvukohtade kahjustamine on keelatud ja artikkel 13 järgi on isegi tahtlik korjamine keelatud. Ja Keskkonnaamet laseb hävitada taimed vaevumata neid raadatud alalt ümber istutama. Et artiklilt jälle mingit tunnustust saada ja patsutus õlal, et nii hea koostöö, te olete nii tublid Keskkonnaametis. Selgituseks, kuna lageraie oli nagunii tehtud ja taimede elupaik hävinud, oleks tulnud need nõuete kohaselt ümber istutada, mida salaja need samused arendajad seal tahtsid isegi teha. Aga väga külmal ajal, ehk siis näete, istutasime ümber, aga täiesti ebaloogiliselt, kui eesmärk oleks istutada ümber ja säilitada nende võime ellu jääda, siis seda oleks tehtud paremal ajal, aga eesmärk oli lihtsalt jalust ära istutama, kuigi ilmselgelt need taimed ei jäänud ellu. Fotodel juures siis palukarukell, et inimesed teaksid ka, milline see taimeke välja näeb. Juures on ka kasvukohtade kaart, kus Keskkonnaamet sõna otseses mõttes rangelt kaitstavad taimed hävitas. Antud juhtumis on hävitatud 58 taime. Arvutasime välja, milline on karistus sellise rikkumise eest. Kaitsealuste taimede hävitamisel arvestatakse karistuse määramisel 2 komponenti. Keskkonnakahju, trahviseaduse nõuete rikkumise eest. Kui eraisikuna hävitaksite 58 palukarukella taime, siis karistuseks võib tulla 77 140 eurot ehk 58 korda 130 eurot. Keskkonnakahju pluss trahv ise iga isendi eest 1200 eurot, seda arvestusega Euroopa Liidu liigikaitsenõuete rikkumise eest, mis on isegi leebem looduskaitseseaduses sätestatud 300 trahviühiku nõudest. Tõsi, trahvi ei pruugita korrutada isendite arvuga, nagu tehakse keskkonnakahju puhul, kuid 10 kaitsealuste isendite hävitamist on Keskkonnaamet ise praktikas lugenud väga raskeks teoks. Trahvi määramisel on kaalutlusõigus. Kui teie ettevõtte hävitaks 58 palukarukella taime, siis karistus võib tulla 82 940 eurot või isegi 183 540 eurot, juhul kui rakendataks maksimummäära. Kuidas need karistuse summad kujunevad? Looduskaitseseadus paragrahv 55 ütleb selgelt, esimese ja teise kaitsekategooria taimede ja seente kahjustamine, sealhulgas korjamine ja hävitamine on keelatud. Looduskaitseseadus paragrahv 71, esimene lõige. Kaitstava loodusobjekti kasutamis- või kaitsenõuete rikkumise eest karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga. Teine, sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot. Selgituseks looduskaitseseadus paragrahv 4 lõige 1. Punkt 3 järgi on kaitsealused liigid kaitstavad loodusobjektid. Ja siin tuleb veel spetsiifilisemat juttu, sellest ma teid säästan, sest mu lugemisoskus ka täna ei ole kõige briljantsem. Ja siis ma mõtlen, need on kõik seal kõrgharitud ja väga targad ja nemad teavad, kuidas asjad peavad olema, sest nad on ikkagi diplomeeritud. Siis mõtlen, Keskkonnaamet, kes seal on ees otsas, sest kala hakkab mädanema peast, vakra, mingi plagiaadivärk on ju, et äkki ei olegi asi haridus, vaid inimese enese sellises võimete piiratuses. Ja siis ma mõtlen nende peale, kes on isegi öelnud, et nad on endale ostnud selle hariduse. See on need plagiaadi asjad, siis need, kes on tublilt kogu süsteemi läbi teinud, kuidas vahet teha, et kes seal on siis see asjalik, kes võiks üldse sellele positsioonile pääseda. Seal peaks olema mingi test, mingi selline teadmiste, et kas sa selles valdkonnas oled piisavalt pädev. Mitte nüüd meie määrame, see käli on meil väga head tööd teinud seni, tema nüüd istub siin. Ei, mingi võimekustest, kas ta üldse sobib sinna? Ma arvan, et see oleks midagi väga-väga loogilist, aga ebamugavat, sest et sinna on vaja just pannagi need nupud, kellel on just kui linnukest. Sul on haridus, sa oled siin tubli töörist inimene olnud seni. Lööks neil süsteemi sassi. Väiksed võidud jagan Päraküla seltsi MTÜ Facebooki lehelt. Huvitav, mitu korda peab Keskkonnaametit kohtusse kaebama, et hakataks täitma Riigikohtu otsust. Päraküla seltsi MTÜ kaebuses otsustas Riigikohus 2023. aastal, et Keskkonnaamet peab rohevõrgustiku tuumaladel metsateatiste väljastamisel hindama mõjusid.
Päästame Eesti metsad MTÜ kaebuses kinnitas Riigikohus nüüd uuesti, et Keskkonnaametil on rohevõrgustiku tuumaladel hindamiskohustus. Siinkohal peab tõdema, et Peraküla Selts MTÜ on hetkel kohtus samal teemal uue ringiga, kuna pärast Riigikohtu otsust Peraküla Selts MTÜ kaebuses väljastas Keskkonnaamet külma närviga identse metsateatise juba kohtust läbi käinud metsaeraldisele. Siinkohal ei jää tõesti muud üle, kui tõdeda, et Keskkonnaameti metsaosakonnal ei ole vähimatki austust ega lugupidamist Eestis kehtivate seaduste vastu, mis veelgi arusaamatum ei austata ega peeta lugu isegi mitte kohtust. Siis ma mõtlen, kunagi olid need metsavargad. Nüüd on need metsavargad nendest natuke harinud ja kolinud ametnike külje. Ma ei teagi, kas metsavargad on need metsaärimehed. Ma ütleks, et need, kes ametkondades kaasa teevad seda asja, on samamoodi vargad. Lihtsalt nemad on need kaasosalised ametnike süsteemis. Millised peaksid siis olema need meetodid, et sundida Keskkonnaameti metsaosakonda alluma riigis kehtivatele seadustele ja kohtule? Siin on juures ka viide. Peraküla Selts MTÜ tegemisi saab soovi korral toetada. Nii et kellel huvi, vaadake järgi Peraküla Selts MTÜ Facebooki lehelt vastavad andmed. Ja MTÜ Meie Nursipalu kommenteerib. Ka Nursipalu laiendatav harjutusvälja ala asub rohevõrgustiku tuumalal. Pooleli on mitmeid kohtuvaidlusi Keskkonnaameti kinnitatud raielubade üle. Teiste keskkonnaorganisatsioonide loodav kohtupraktika on abiks meilegi. Vot. Ja kus meil on veel kõrgelt haritud inimesi, kes ei pruugi isegi olla Terviseametiga, tervisevaldkonnaga seotud, aga sinna nad saavad, sest et tublid käsutäitjad ja allujad ja müüdavad näed. MTÜ Meie Nursipalu 4. mai Facebooki lehel. See on küll nüüd huvitav olukord. Terviseamet on mitmel juhul Eestis jätnud detailplaneeringu kooskõlastamata põhjendusel, et planeeringu alale levib norme ületav müra. Enamasti on müra olnud põhjustatud liiklusest. Samas on Terviseamet keeldunud Nursipalu müraga tegelemisest. Kuigi kohus kohustas Terviseametit Nursipalu müraga tegelema, kaebas amet selle otsuse edasi. Ja see ei ole see, et Terviseametil kulub nüüd jube palju raha kohtus käia. See on meie raha. Ja vaata, meie raha kulub ka nende MTÜ-de kohtuasjadele. Ja üks on see, mida me saame vabatahtlikult teha, heasoovlikult, et MTÜ, te teete väga tubli asja, me toetame teid, aga see Terviseamet sellest varastab ju meie tagant. Me maksame makse ja me ei tea, kuhu see raha läheb, musta auku ta läheb, see auk muudkui kasvab, siis käiakse meie enda vastu kohut. Minust päris alatu. Õiguskantsler juhib tähelepanu, et Terviseamet ei ole nõudnud kohalikult omavalitsuselt mürataseme vähendamist. Samuti leiab, et võimalike meetmetega tuleks müra vähendada ja palub seisukohta, kuidas Terviseamet oma praktikat muuta kavatseb. Liiklusmüra mõju tuleks vähendada, nii arvavad mõlemad osapooled, kuigi arusaam meetodite rakendamisest on erinev. Aga militaarmüra, on militaartsoon, aga me ei ela siin militaartsoonis. Me elame täitsa tavaliselt tsiviilaladel oma kodudega. Nursipalu müraprobleemiga võiks justkui õiguskantsleri poole pöörduda. Õiguskantsler ei saa aga sekkuda, kui avalduse aluseks olevas küsimuses on käimas kohtumenetlus. Ja need igasugu eksperdid, spetsialistid, ametnikud, kelles on ametnikku rohkem kui inimest, nende eest ja kaitsjad, nende eest peab ennast kaitsma. Paljud loodavad nende peale, see on küll nagu kurb, et varem või hiljem see kupatuse korrumpeeritus jõuab teieni. MTÜ Meie Nursipalu lehelt kevadtorm algas. Kes veel ei teadnud, see kuulis, tänane hommik oli müra rohke. 4. maist kuni 1. juunini toimub Eesti suurim sõjaline õppus kevadtorm. Just kevadel, kus loodus ärkab, loomad poegivad, linnud saavad munasid, pesakondi. Mis sel aastal toimub? Toimub peamiselt Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakonnas ning Kirde-Lätis. Lisaks Nursipalule harjutatakse siin meie kandis 4.–24. maini intensiivselt ka muudel aladel. Panen altpoole väljavõtte Võru ja Rõuge valla kodulehtedelt. Kui Rõuge vallas piirdub tegevus väljaspool harjutusvälja 2 alal, siis Võru valda on õnnistatud 11 alaga. Mul üks tuttav, kes kunagi seda Nursipalu asja ütleb, Nursipalu. Nad ju teavad, et seal on see harjutusvälja. Mis nad kolivad siis sinna? Nüüd on oma hoovi need tegelased jõudnud. Päris palju kahju teinud, osa on ka kompenseeritud, aga kaua see on? Jälle mingi jama on tehtud, makske kinni. Lõpuks sa mõtled, sõidavad mul vaja näiteks külje maha. Makske kinni, makstakse kinni, aga sinu kodu, see on rüvetatud.
Võru vald hiljuti palkas uue avalike suhete spetsialisti. Kui te niimoodi asju ajate, siis võtke mitu. Teil läheb neid vaja, sest et avalikud suhted, minu arust nad ei vaja eksperte. See vajab läbipaistvust, ausust ja siis ei ole mingit ekspert sinna vahele vaja, kelle roll on siis hanitada ja musta valgeks rääkida. Võru linnas on oodata aktiivsemat tegevust 18.–22. maini. Kaitseliitlased viivad läbi ühispatrulle koostöös PPA-ga, harjutatakse sisejulgeoleku ja avaliku korra tagamist. Nad vist ikka kardavad, et see rahvas hakkab enesekaitsega tegelema. Ma arvan, et seal on veekahurid ja muud asjad. Ja Võru linna inimesed, kes arvestavad, et see on Nursipalu, et see ei puuduta meid. Tuletan meelde, kui see harjutusväljaku laiendus leiab aset sellisel moel, nagu siin planeeritakse, siis tervest Võru linnast saab üks pärast Nursipalu ja siis te ei saa siin enam elada. Üks asi on see müra, teine on see reostus, mürgitamine. Ja kui inimene omal nahal ei koge seda, see on nii nagu, kes dieeditavad, söövad kõhu täis ja homsest hakkan dieeti pidama, aga kui see tühi kõht kohale jõuab, siis dieet, see sõna ei ole tegelikult õige, see tähendab ju ravitoitumist. Enese näljutamine, see ei ole mingi raviasi. Kui tegemist pole teadliku paastuga. Igatahes, kui parasjagu sul ei värise, ei mürise, siis sa ei anna endale aru, seal kuskil mingi paugud käivad, aga kui see on sinu argipäev. Kui sa ei saagi rahusalt kohasest stressiseisundis, siis on juba hilja, kui see kohal on. Õppuse vältel kasutatakse erinevaid imitatsioonivahendeid, sealhulgas paukpadruneid, õppegranaate ja valgusrakette. Ma arvan, ikka ka veekahurid. Üks, mis kindel, meie kandis saab liikuma palju sõjaväemasinaid ja saab olema palju müra. Kogu Eesti kohal lubatakse aktiivset lennutegevust ja mehitamata õhusõidukeid. See tähendab, hakkavad lendama ka õppedroonid lisaks Ukraina droonidele, mis aeg-ajalt Eestisse rääksivad. Kas peab meil droonidel vahet tegema ja kuidas vahet teha ja kas on erinevad käitumisjuhised? Loodan, et asjaomased instantsid jagavad selle kohta rohkem infot. Ja on see õppuste sisu, mis ta on, mis see tegelikkus on, kuidas inimeste kodurahule lihtsalt vilistatakse. Kommunikatsioon peab olema ilus. Ja siis saabki lugeda vastavalt lehelt. Õppuse vältel kasutatakse erinevaid imitatsioonivahendeid, sealhulgas paukpadruneid, õppegranaate ja valgusrakette. Raske tehnika, lennuvahendite, imitatsioonivahendite kasutamine võib tekitada tavapärasest rohkem müra. Kuna paljud helid võivad häirida nii lapsi kui koduloomi, palub Kaitsevägi hoida võimalusel õppuste piirkondades mürapelglikud loomad siseruumides ning selgitada lastele toimuva põhjust. Nagu, oi kui ilus jutt, kuidas sa seletad 2-aastasele seda? Vasti võib pauk käia, siis mängid, kõik on hästi juures, on ju, äkitselt käib mütakas. Ja kuidas sa seletad, okei, olge toas, need kuupäevad oleme toas, õue ei lähe. Aga kui tuppa kostab uneaegu, laps üles, paugutatakse, ma ei tea, see on siuke, uinutamise kommunikatsioon. Kaitsevägi annab endast parima, et kasutada õppuse alasid heaperemehelikult ja mõjutada nii vähe kui võimalik õppuse ajal tavapärast argielu. Kui kellegi omand on saanud kahjustada, palub Kaitsevägi võtta ühendust õppuse tsiviilsõjalise koostöö CIMIK kontaktidel. Kaitseväe tsiviilsõjaline koostöö CIMIK. Telefoninumber 5745 0884 kevatorm@mill.ee. Ma kordan 5745 0884 kevatorm@mill.ee. Naljakas lugu ühes saates, ma ka lugesin neid kontakte ette, kuhu pöörduda, et ärge olge niimoodi, et aga kaitse. Vaadake, teil on endal vaja kaitset sellise kaitsesuhtumise eest ja mida rohkem te lasete endale liiga teha, seda ülbemaks minnakse. Ja ma olin selle saate materjalid visanud ahju ette, sõbranna tuli läbi ja rääkis, mida neil tehti. Ma ei saa detailselt rääkida, sellepärast, et muidu pannakse pilt kokku ja mida tea, äkki siis ei kompenseerita enam, et ta niimoodi mulle jagab informatsiooni. Ja siis ma andsin talle kohe ahju eest need kontaktid, et palun võtta ühendust. Õppuse tipphetkel on 12 000 Eesti ja liitlasriikide sõdurid, tegevväelased, ajateenijad, reservväelased, kaitseliitlased, liitlas- ja partnerriikide sõdurid. Ja kaitske oma kodusid. Sest et see, mis meil siin 12 000 on siis see lagi. Ja nüüd arvutage ära. 12 000 on siis see meie lagi, tippheidutus. Aga kui päriselt läheb jamaks, mille nimel me siin kõik valmistume, on ju, kui paljud nendest
12 000 sõjaväetest ei tule kodudestki välja. Ja ma olen kodu kaitsmise poolt rohkem kui selle militaaräri poolt, mis meil siin toimub. Aga kui me sellesse meeletu raha paneme ja muudkui härpleme, ässitame, õhutame, siis tegelikult see ei ole kena ju. Ja see ei ole minust ka mõistlik. Ja pluss need, kellel on juba põgenemisplaanid paigaski, on selle 12 000 sees. Pluss siis need võõrad, kelle ülesanne ei ole siia jääda, kui omaks läheb. Ja samal ajal me siis näeme sotsiaalmeedias neid videosid, kuidas Ukraina tänavatelt kistakse mehi ära. Isasid, mehi, poegi. Ja me slaavatame siin, lehvitame lippudega, saadame raha. Kuigi palju sellest rahast kohal üldse jõuab, aga selleks. Kas ei pane kuskilt hõõruma, häirima see toimuv? Äkki, ma ei tea, reageeriks, hakkaks vastu, ütleks, et kuulge, et see ei ole aktsepteeritav. Aga siis saad ju Putinist ja muud sildid ja nende siltide eesmärk ongi ju see, et me jääks vait, et me ei ütleks, mida me näeme, mida me kogeme. Me kardaks neid silte. Ma olen neid silte nii täis, et et sportlastel on igasugu sponsor, need logod. Neid silte minu peal on, ma arvan, rohkem kui sportlastel neid sponsorlogosid. Ja mõne jaoks ma olengi lihtsalt see sildi kogu, see on ju see, see on ju see, see on ju see. Ja mul on selline pidev punkt, et see, kellena ma lähen õhtul magama, see, kellena ma hommikul ärkan, see olen see, kes ma olen. Ja kui kellelegi annab rahu, et vaata, ma olen ikka õigel poolel, mina ei hakka vastu ja keegi ei saa mulle midagi halvasti öelda. Palun väga, aga kui sa ei seisa enda eest ja need samused, kes väidavad, et su eest seisavad, väga seisavad, tegelikult ainult isikliku kasu eest seisavad või ongi nii lollid, et on valmis oma ihu kuskile haklihamasinasse viima, siis jah. Varem või hiljem on see olukord väga palju ebamugavam, ebameeldivam kui see, et mul on mingi silt küljes, õudu. Aga hästi, jätkan. Lihtsalt niimoodi pulli pärast üks mäng siia vahele. Mina ütlen ühe lause, te ei tohi hakata ei naerma ega nutma, jääte lihtsalt hästi rahulikuks, nagu eestlastel kombeks. Et lihtsalt mitte reageerida, et lihtsalt üks mees ütleb mingi lause ja mis seal ikka. Aga sel hetkel, kui me saame aru, mida see tegelikult tähendab, kui see on see meie tippude tipp selles valdkonnas, et räägib sellist juttu, kuramuse hirmus hakkab, siis on küll vahest siuke tunne, et naerad, aga hakkab väikselt nutt peale tulema. Mis võim on sellistel juppidel ja kes nende üle tegelikult võimu omavad. Aga lause ise selline TV3 uudistest. Kaitseväe juhataja Merilo hoiatab, julgeolek läheb enne paranemist halvemaks. Ma ei taha olla see pealkirjade inimene, aga kuram selliste pealkirjade peale, siis sisu ei saa mitte midagi asjalikumat olla. Pealkiri peaks võtma kokku selle artikli sisu, et inimene teaks, mida ta lugema hakkab. Aga kui vaadata sellele Merilole silma, ega ükskõik, mis ta räägib, see pilk ei anna turvatunnet, ei anna kaitstuse tunnet, see näitab, et tegemist on tööriistaga. Ja ükskõik, mida ta teeb või räägib, ta on vahend, ta ei ole see otsustaja. Kaitseväe värske aastaraamat maalib kainestava pildi. Julgeoleku olukord enne paranemist tõenäoliselt halveneb ning Eesti peab oma kaitsevõimet kiiresti kasvatama. Kriitilised lüngad, eriti droonindus ja õhukaitse, tuleb kiiresti täita. Kust need lüngad tulid? Kes see vastutab nende lünkadest? Mitte keegi. Samad tropid istuvad edasi seal ja teevad samamoodi neid otsuseid edasi, kui see on teie tegemata jäänud töö. Teie vajaka jäämised kaitseminister, kes pole isegi kaitseväes käinud. Halloo! Päris kiiresti oleks vaja see mängulaad siin ümber suhveldada ja sinna teised inimesed panna. Kes oleksid, asi on selline, kriitiline, mida me nüüd teeme, mis on need otsused, et meid sellest august välja tood, me päriselt oleks kaitstud. Ja millega ei arvestatud, ja see on meil droonid. Nii nagu õpime meie, et vanaraud, võib-olla pole enam see teema. Venelane õpib ka. Aga mulle tundub, et te võite kirjutada nõukaajal ja venelane ja me oleme ikka kogu aeg nagu sammuke maas, mulle tundub. Ma ei ole ekspert, ma võin eksida. Ma olen lihtsalt üks natuke ärritunud koduperenaine, kes arvab, et asjad ei tohiks nii olla. Ja miks need asjad saavad nii olla, on see, et me mõtleme, et me oleme lihtsalt inimesed. Me ei tohiks rääkida kaasa, kui spetsialistid ja eksperdid suu lahti teevad.
Aga õnneks nende ekspertide ja valdkonna spetsialistide seas on ka mõistuse hääli. Tõnis Arro kirjutasin jätkuloo läinud nädalal avaldatule. Eesti riigi toel rajatakse Vene piiri lähedale Vene relvastusele armeele sobiva laskemoonatehast. Eestisse rajatavat Türgi laskemoonatehasel puudub mõju Eesti kaitsevõimele. Tegemist vananenud tehnoloogial põhineva tootmisega, mis toodab laskemoona, mida peamiselt kasutab Venemaa ja tema liitlased. Kaitseministeerium püüab tühistada sõnumitoojat ja hämab umbmääraselt, mis tähendab seda, et mitte isegi, et me oleme sammukese maas, vaid me justkui oma edus teenime vaenlast. Tänast vaenlast. Homme võib-olla on liitlane ja Ameerika on pahana. Teate küll, kuidas see mäng käib. Sõda peab olema, vaenlane peab olema, kelleks suhtes me peame olema. Ja kui see mäng läbi saab, siis on tulnukad vaenlased. Kirjutasin läinud nädalal Eestisse kavandatavast Türgi laskemoonatehasest, mida kaitseminister suure Eesti kaitsetööstuse arendamise eduloona püüab näidata. Tegelikult ei ole sellel tehasel Eesti riigikaitsevõimekusega mitte mingit seost ja jääb täiesti arusaamatuks, miks kaitseministeerium sellise projektiga üleüldse tegeleb. Kas ei peaks selle ministeeriumi ülesandeks olema riigikaitse edendamine? Ainuke positiivne külg selle tehase juures on Virumaale loodavad uued töökohad, mis pole ju kaitseministeeriumi asi. Aga kes arendab Eesti riigikaitsele vajalikku kaitsetööstust? Kuuldatavasti on otsuse tagamaaks türklaste poolt lubatud suur investeering, millega ei kaasnevat Eestile mingeid kohustusi. Türklased ehitavad 300 miljonit maksva tehase, aga Eesti riik sealt midagi ostma ei pea. Tekib 1000, tõsi, täpsustavalt on juba öeldud, et kuni 1000 töökohta. Siin Väimela veetööstuse näide, kuidas koosolekul see ärimees, kes mis näpu tahtsi rahvale näidata, näitas ka, ja kaua seda püsti hoidis, et meil ikka kohale jõuaks, kes me oleme tema jaoks, siis seal ka ta ütles numbri, palju tuleb töökohti. Järgmisel koosolekul oli number väga palju väiksem. Ja kui meil siin muudkui võõrtöölised Facebookiski viskas ette, et siin lehelt saab India töötajaid palgata ja siis mingi siuke soliidne, kultuurne India mees seisab seal. Vaadake Paul Joseph Watsoni videoid, mis toimub Indias, mis on tegelikult see kultuur, kuidas seal naistesse suhtutakse, kõik need feministid peaks olema tagajalgadel ja mingid selliste maade mehi siia. Aga feministid, eks nad on samast kohast juhitud, kui see samune meeletu rahvaste ränne. Kes need töökohad täidavad lõpuks? Ma arvan, et see on juba täna nendel türklastel paika pandud. Ja Eesti SKP kasvab tervelt 1% võrra. Kõlab toredasti, aga selle juures jääb mulje nagu 10 miljonit eurot, mis taristu ehitamiseks kulub, polekski kõne väärt. Veel hullem, aga paistab, et kaitseminister ei saa aru kaitseministeeriumi olemasolu mõttest või sellest, milleks peaks Eestil olema kaitsetööstus. Milleks Eestile kaitsetööstust on vaja. Eestil on kaitsetööstust vaja selleks, et parandada meie võimekust oma riiki kaitsta. See tähendab, et jõupingutused Eesti kaitsetööstuse arendamiseks peaksid lähtuma riigikaitse vajadusest, mitte mingist abstraktsest soovist ergutada ükskõik missugust kaitsevaldkonna tootmist. Kaitsetööstuse pargi asutamine, kaitsetööstuse asekantsleri ametikoha loomine kaitseministeeriumis, mitmesuguste toetusmeetmete ja kaitseotstarbelise investeerimisfondi loomine, kõik see peaks olema Eesti laiapõhjalise riigikaitseteenistuses. Aga tegelikult ei ole. Kaitsevaldkonna juhtidel puuduvad kogemused nii riigikaitse kui tööstuse valdkonnast, mis andis valusalt tunda juba kaitsetööstuse pargi asutamise juures, kui ametnikud ei osanud isegi selgitada, milline peaks olema selle seos riigikaitsega. Tulemuseks ongi üks suur tore park, kus on vaid üks tootja, kelle toodangut Eesti kaitsevägi kasutab. Teised asukad pole veel üldse kunagi midagi tootnud ja pole teada, kas hakkavadki. Kas nende tootearendus õnnestub või meie kaitseväele vajalikuks osutub. Ja nüüd siis juba kuude kaupa oodatud pommuudis laskemoona tootmise rajamisest Eestisse. Meenutan, pea kõik teised Euroopa riigid, välja arvatud Iirimaa, Luksemburg, Vatikan ja Eesti, toodavad ise või hakkavad kohe tootma suurtükimoona, et vastu seista meie agressiivsele idanaabrile, kes täna veel on suuteline tootma seda, kaasaja sõjas otsustavat moona rohkem kui kõik Euroopa tootjad kokku. Varsti enam mitte, kui arvesse võtta kõik juba rajatavad tootmisüksused. Aga oodatud uudis on eriskummaline. Nimelt ei hakata sellest Türgi kahtlase taustaga ettevõttes. Miks ta on kahtlase taustaga? Juht oli läinud aastal altkäemaksu kahtlusega vahistatud, ettevõtet süüdistatakse ebaseaduslikes
relvatarnetes Sudaani terrorirühmitustele. Igatahes seal hakatakse tootma midagi, mida Eesti kaitsevägi kasutaks, vaid kogu toodang, mida Eesti, ühesõnaga, see, mis seal toodetakse, läheb ekspordiks. Kellele ei ole teada, aga teame, et peamine sellise moona kasutaja on Venemaa ja tema liitlased. RKIK-i ja Kaitseministeeriumi poolt antud segastes selgitustes räägitakse, et tehases toodetavat relvastust võiksid kasutada ka Eesti kaitseväed ja raketiheitjaid, millele tehases moona hakatakse tegema, kasutatakse ka NATO vägedes. Selgitatakse küll juurde, et enne tuleks katsetada. See on umbes sama hea jutt kui see, et Eesti võiks ratsaväe ja mõõgad uuesti kasutusele võtta. Jutt on ju veerand sajandi eest NATOs kasutusel olnud mürskudest, mida tänapäevase varustuse ja taktikaga Eesti kaitsejõud ei kasuta ega hakka seda tegema ka ministeeriumi või RKIK-i soovituse peale. Grad-tüüpi raketiheitjaid oli tänaste NATO riikide relvastuses enne, kui nendest said NATO riigid ja kõik pole neist veel täielikult loobunud. Vähesel määral leidub neid näiteks Poolas ja Bulgaarias. Türklaste toodetav 120 mm miinipilduja moon on väiksema laskeulatusega, kui Eesti kaitseväe miinipildujate jaoks vaja on. Kui Eesti kaitsevägi on juba ostnud kaasaegsed miinipildujad, mis võimaldavad välja tulistada pea 8 kilomeetri kaugusele lendavaid miine, pole mõtet nendega tulistada väiksema laskeulatusega moona. Türklaste moona laskeulatus on vaid 6,4 kilomeetrit. Veel toodavad nad firma kodulehe andmeil 29 mm miinipilduja moona kestasid. Need on õigupoolest ainuke toode, millest võiks Eesti kaitseväele sobiva laskemoona teha, kui keegi neid siin lõhkeainega täidaks. Ja lõpuks kõige kriitilisem asjaolu, Eestil ei ole mingit kindlust, et meil võimaliku relvakonflikti ajal oleks tagatud suurtüki moonaga varustamine. RKIK kordab oma mantrat, et meil on suurtüki moona tarned raamlepingutega kaetud. Kas tõesti keegi arvab, et mingi raamleping hakkab meile sõja ajal mürske kohale tooma? Ega ikka ei hakka küll, kui sõda käib, ei käida ainult Eestis, moona on vaja ka nendel riikidel, kes täna seda 24/7 mitmes tehases toodavad ja meile jagub seda sealt ainult siis, kui nende enda vajadused kaetud on. Suur liitlane Ameerika näide on ju. Neil on vaja, rohkem meile praegu ei anna. Hiljutised näited raamlepingutega kaetud himarsitega võiks meelde tuletada. Meie pikaajalise raamlepingu täitmine lükati edasi, kui USA nende enda vajadused käimasoleva sõja tõttu ootamatult kasvasid. Meie relvahankijad arvavad, et nemad on ainsad targad kogu Euroopas. Kõik teised toodavad suurtüki moona nii palju, kui jõuavad, aga meie räägime parimatest raamlepingutest, millest osad juba tänagi ei tööta. Nii RKIK-i kommunikatsioonijuht Andre Maimets kui Kaitseministeeriumi spetsialist Indrek Sirp kordasid, tulevikus on türklastel plaanis toota Eestis ka pikema laskeulatusega suurtüki moona. See väide on oma umbmäärasuses ja lausa naeruväärne, aga tõsi kindlalt saame öelda vaid seda, et täna nad midagi niisugust ei tooda. Sel lihtsal põhjusel, et neil ei ole NATO standardile vastava suurtüki moona tootmiseks vajalikku tehnoloogiat. Eilsel pressikonverentsil ütles kaitseväe juhataja, et praegu on teada alles esmased plaanid ja tema ei tea, millist toodangut Türgi kaitsetööstusfirma Arka rajatav Kiviõli tehas andma hakkab. Kuidas on võimalik, et midagi, millest kindlas toonis räägivad RKIK ja Kaitseministeerium, on teadmata kaitseväe juhatajale? Kas ei peaks kõik Riigikaitseuuringute Keskuse tehtav olema kaitseväega kooskõlastatud ja nende plaanide teenistuses? Peaks küll, jah, kui asju aetakse ausalt, aga kui see asi on üle pea kaela väga korrumpeerunud, siis jah. Ja kui siin hiljaaegu toodi esile seda, et meil on sündivusega probleem, siis milleks sõjakoldesse sünnitada? Milleks? Kahurilihaks või mingisse vaesusesse nälga, mis sõjaga kaasas käib. Ja siis mõtled, et kui meil ei oleks seda sõjaohtu, kui meil ei oleks majandust, mida sihilikult juhitakse kriisi valitsuse poolt, sest see on tellitud nii olema, et agenda 2030 ikka kindlasti jõustuks, kas siis oleks meil sündivusega parem seis? See abordi
ajupesu, mis käib muuhulgas Ameerika maal ikka väga tuuridel, meil siin natuke salamahti rohkem, see on vaikselt normaalne. Kui naistega suhelda, siis see on ikkagi väga paljude lugu ja seda räägitakse millegi sellisena, et tervishoiuteenus, mõrv kui tervishoiuteenus, et valid ikka ennast ja kui meil oleks seal vastas arstid, kes oleksid elu ja tervise poolt, siis nad ilmselt ei pakuks rasedatele, et kas sünnitame. Isegi see, kes tuleb aborti tegema, on oma otsuses justkui kindel. Naine, kui ta on just rasedaks jäänud, ta on väga hapras kohas. Ta ei ole tegelikult mitte milleski kindel. Ja kui saaks seda lugu muuta, aga siis tuleb tunnistada, et me tegelikult oleme veel hullemas kohas omadega, mis puudutab sündivust. Sest meil oli siin hiljaaegu üks suur kampaania. Bill Gates, kes on öelnud, et rahvast on liiga palju ja vaktsiinidega saab reguleerida populatsiooni ja kes järgmine hetk andis välja need COVID-vaktsiinid, oli suur osa sellest ärist. Meeletult palju raha teenis seal, ikka miljardeid. Aga me pidime usaldama uskuma, sest meie kõrgharitud teadlased ja arstid ütlesid, et see on hea, see on vajalik, see on ohutu, see on turvaline, see tuleb ära teha. Ja kus me täna oleme? Anu Hermlin kirjutab oma Facebooki lehel. Suur uus eelretsenseeritud uuring paljastab jahmatava pöörde ülemaailmses imikute tervises. Imiku suremus kasvas 37% ja sünnidefektidest tingitud surmad 46% pärast COVID-19 vaktsiinide kasutusele võttu. Ühes viimase aja kõige muret tekitavams rahvatervise signaalis on eile ajakirjas Medical Research Archives avaldatud murranguline uuring tuvastanud Filipiinidel järsu ja püsiva imiku suremuse ning kaasasündinud kõrvalekallete kasvu, mis langeb ajaliselt täpselt kokku COVID-19 vaktsiinide kasutusele võtu ja intensiivistunud riiklike immuniseerimiskampaaniatega. Pealkirjaga Global Implications of Vaccination and Rising Infant Mortality in Philippines analüüs käsitleb Filipiinide Statistikaameti ametlikke andmeid, mis hõlmavad 41,7 miljonit sündi ja enam kui 546 000 imiku surma aastatel 2000 kuni 2024 ning võrdleb neid Tervishoiuministeeriumi vaktsineerimisandmetega. Võime öelda Filipiinid, kaugemaa, mis see meisse puutub. Kui meil Eestis ka ausalt räägitakse sel teemal, ega meil ei ole parem seis. Ja üks ämmaemand ütles, et see, mis praegu toimub, on karm, sest ta on selles valdkonnas sees. Ta teab, kuidas raseduste katkemised varases faasis vaktsineeritutel ja ka nendel, kes olid rasedad ja vaktsineerimata, aga olid vahekorras vaktsineeritutega. See on kole. Hea meelega ei räägiks nii koledatel teemadel, sest see ei ole lihtsalt kole, see on väga paljude jaoks traagika, nende päris elu osa. See ei ole mingi film või TikToki video, see on päris elu. Ja miks ma seda räägin? Sest uued viirused, uued vaktsiinid on stardivalmis. Oleme edaspidi targemad. Üle 2 aastakümne tähistas riik pidevat arengut, kuna imiku suremus langes 2020. aastaks ajalooliselt madalale tasemele. 11,05 surma 1000 elussünni kohta. Siis muutus kõik. 2024. aastaks oli see näitaja hüppanud 37% võrra, ulatudes 15,11 surmani 1000 elussünni kohta. Statistiliselt oluline tagasipööre, mis kustutas enam kui 20 aasta edusammud vaid 5 aastaga. Samal ajal kasvas kaasasündinud kõrvalekalletest tingitud suremus 46%. Elussündide arv langes samuti järsult 24% võrra võrreldes 2012. aasta tipuga, kusjuures langus kiirenes pärast 2019. aastat. Ajastusel põhinevaid mustreid on raske eirata, imiku suremuse tõusud kattusid tihedalt riikliku vaktsineerimiskavaga. Varajased neonataalsed surmad langesid kokku B-hepatiidi ja BCG sünnijärgsete doosidega, samas kui suuremad hilisemad tipud ilmnesid 2-4 kuu vanuses ning 7. kuul. Täpselt siis, kui manustatakse BCV, pentavalentseid ja poliovaktsiine. Kui mulle perearsti õde ütles, et vaktsiiniga ei ole mingid kõrvaltoimeid ja autism, toitumise ja keskkonnaga seotud ja rotaga on mingid probleem, et imikutel on siis kakas verd. Mõtlen, kui veri jõuab kakasse, mis seal sees toimub. Aga see on, siis ma mõtlen arstide peale, kelle jaoks ongi see normaalsus. Aga nii palju tuhandeid on ju päästetud, nagu Joller mulle ükskord vastas. Tuhandeid ju päästetud. Kas päästeti? Tõesta.
Hingamisteede haigustest tingitud surmad kasvasid 124%, nakkus- ja parasiithaigused 125% ning seletamatud äkksurmad, sealhulgas imikute äkksurma sündroom SIDS, suurenesid 106%. Pneumokoki konjugeeritud vaktsiini PCV hõlmatus kasvas 24% 2015. aastal 76%-ni 2023. aastaks, näidates tugevat korrelatsiooni imiku suremusega. 2022. ja 2023. aasta aprillist juunini toimunud järelejõudmiskampaaniatele järgsid mõlemal korral selged igakuised surmade tõusud. Kõige jahmatavam kokkulangevus ilmes 2021. aastal, kui märtsis käivitati riiklik COVID-19 vaktsineerimiskampaania. 2023. aasta alguseks oli 70,3% sihtrühmast ning 88,8% 18–59 aastastest täiskasvanutest ehk peamisest sigimiseas elanikkonnast täielikult vaktsineeritud. Esimesed sünnikohordid, kes olid looteeas laialdaselt kokku puutunud emade COVID-19 vaktsineerimisega, kogesid selle tragöödia täit mõju. Juhtiv autor Nicholas Halscher, MPH ja tema meeskond, kuhu kuulus ka Dr. James A. Thorpe, järeldavad, et see järsk pööre imiku suremuses koos kaasasündinud kõrvalekallete ja erinevate surmapõhjuste kasvuga kujutab endast selget ja enneolematut rahva tervise signaali, mida ei saa ignoreerida. Kuigi andmed pärinevad Filipiinidelt, on järeldustel globaalne tähendus, kuna sarnased vaktsineerimiskavad ja soovitused rasedatele COVID-19 vaktsineerimiseks kehtestati kogu maailmas. Sarnaseid trendimuutusi on täheldatud ka USA CDC andmetes alates 2021. aastast. Uuring põhineb ametlikel riiklikel andmetel ja põhjalikul analüüsil. Autorid kutsuvad nüüd terviseametnikke, poliitikakujundajaid ja lapsevanemaid üles viivitamatule tähelepanule, kuna kaalul on kõige nooremate elud. Need leiud tõestavad kiireloomulisi küsimusi, mis vajavad avatud arutelu ja edasist uurimist. Ja allikad kenasti juures, mitte nii nagu meil siin mingid spetsialistid, kõrgharitud, räägivad teemadel. Need on see leetrite teemad. Puhang. Kas need inimesed olid siis vaktsineerimata, kes Lätis kõik leetritesse jäid või olid need vaktsineeritud ja nii väga ära vaktsineeritud, et see on hoopis mingi vaktsiini kõrvaltoime, et neil need sümptomid tekkisid. Küsisin ühes grupis, vastust pole saanud. Ja me ei tohi nii olulistel teemadel vaikida. Ja mulle tundub, et mingi ärkamine on ikkagi toimunud. Ilves Aapol on üks hää laul, kun ta laulet, kui eloh on maigu taivahe kaia, ja siis ma määnegi, et kavasti, et hummogit on üks väekärt riibutetta taivas. Ja siis ma sai arvu, et inimese saava arvu, mis toimus, et uupärast pead rohkem nakkama üüse salaja triibutama. Ja Ameerikan omava mitme osariigi ütelnud, et na ei luba niimoodi triibuta, sest nad triibutamise omava mürgütse, ohtliku, inimesele, loodusele, kõigile. Aga siis oma vanuke ütles, vandenõu teooria, ull jutt, kaege taivahe, tavale ei määnegi kondents. Ja Redacted kanalil omava olnud mitme väga hää ja loogilitse intervjuu, kun inimese kõnelasena taiva triipest, et kui eloh maigu taivahe kaia, siis saad ka arvu, mis elun ümberringi toimus. Aga sa kõik kaid määnestki ekraani, mille mulle väga meeldu, et ma paar saadeteks enne helüga. Ma pöve oma saatit pärast järgi kullelda, et teeda, millest ma kõnelsi, et ei oles liiga palju kõrdamist. Ja kui määnegi mõte jäi poolikus, et siis ma tiiad, ta mõte jäi poolikus, ma järgitsen saaten kõneleda lõpuni, sest vaihtapeal on niimoodi, et see nagu tempo tule pääle esihinde seen kõnelat, siis määnsegi kotusemakat maha. Ja kui sa enne kullad, siis sa lähed tõist muududa info sisse, aga kui sa kaet minna samal ajal, ma siin vehi, et nägosid, siis tuli päris tuu poolest mulle ta õnne helüfailine raadio meeldu kipen rohkem. Ja võtke aigu taivahe kaia, võtke aigu esihinde ümbre kaia ja hilde aigu ma avasti, kus igasuguse meemid ja nagu targa video naksima minna häirime. Ma pead oma silmiga ta seadme seen olema. Aga ma kulla, siis ma sama laolti muid asju ja ma terve üleval oleku aja ei kulla asju. Aga ma kulla, siis ma eelista tuud, et ma ei kae pilti.
ja sest ta info käy nagu tõist kanalit pitten mu seest läbi. Ja meil on nii palju hinde ümber, mida Kaia imetle. Ja me magame tuu maha, kui me lähme väega omi sõltuvuisi sisse ta mis iganes sõltuvus. Asi, millest me ei suuda loobu. Aga hästi sääne saikesest tämpäne vabahuse helu ja mis iganes infot me uurime, alati omava olema on ka lahenduse. Alati. Ja näitus, ta taiva triipe peale, me sai midagi teete. Jah, Varro Vooglaid on tuul teemal kõnelnu Grünthali Kalle periselt niimoodi, seal on ma nii suur rahan mängun, kui mi valitsus ütles, et mööneski triibutamist ineb, siis kõik jääna omava seal määnsegi ullusiga kahvlinena sai miist saista. Aga mida me saame periselt esitete, on süvvätervislikult hoita oma kihel säänsen seisundin, et tal on võimalikult suur vastupanu võimad mürgutamise peale. Ja minagi korrada naati, võililli, et ette näist süve ja kui ma kunagi oli mitu aastat veganses narriti minnud, naat on juba välän, võilill on juba välän, et sul kõtt täys. Ja siis ma maitsida naati ja tervega hää maitse oli nagu mänegi võõramaa spinat või muu asja. Peris maitse, oma maa maitse. Ja tuu kotuse pealt ma väga soovita teil teeda, mis toimus, aga mitte minna säänsä nagu meele heitehe. Et teeda, et alati oma oleman lahenduse ja no ole isegi alati väga keerulitse. Austa oma kihe ja hoita ta tervena, mitte ummiste igasugutside mürkega ja eläme edasi. Aituma kuulamast ja järgmise korrani.